No nii. Tere õhtust, kallid sõbrad, pered, kursavennad, kursaed. Tere tulemast Vaba Lavale. Tervitused ka minu poolt, kallid sõbrad ja kooliõpilased. Meid on täna ees ootamas 10 väga erilist esitlust. See oli algne plaan. Kahjuks on neid täna 9, sest meie kallis õpetaja Kadri Mark on täna haige. Teeme 5 sekundit vaikuse sekundeid, palun. Aitäh. Aga liigume edasi. Täna näete palju tantsu, kuulete luulet. Näidan teid. Ja mis veel? Instrumentaalpalasid muidugi. Okei, ja peale igat etteastet annab oma tagasiside ka meie suurepärane žürii. Palun suur aplaus Jüri Ratasele. Ingerile. Luviis Kapperile. Ja Merje Poomile. Ja me ei kavatse oma kõnet rohkem aega venitada. Seega alustame kohe. Vaba Lava 2026 on teie ees. Esimesena astub lavale meie andekas Rakvere linna noorte näitetrupp, kelle esitus Nihe Ajajõel on valminud Eesti luuletaja Andres Ehini luuleloome põhjal. Palun, lava on teie. Sõnatus ja sõna. Käisid, käsi, käes. Kumbki käsi võbises pingest. Sõnatus ja sõna. Käisid käsi käes. Kumbki käsi võbises pinges. Uks oli lahti, kogu öö paistis kuu. Ta lõõmas otse ukseava keskel. Ta ei kerkinud ega vajunud. See polnudki öö. See oli öö lõhnaline lõpmatus. Sageduse hõlmas on üks haruldaselt harv asi. Samurai suust kukub väike siviililoole, üks teisest suurem. Igal muminal on seal ütlemata mõnus istuda. Kõik me laulame ühte valu, ise kalari helide vangu koores. Oleme rõdusul kerged ja lõritame enese tinast raskemaks. siis poevad suuremad välja.
väiksemate tooridest välja. Neil on külmas kuum ja nad jäätuvad tules. Nad sepistuvad omaenese hirmuhigist ja kõigi teiste julguse juhinast. Mina olen ühtekokku vormitsev vaikus ja hääletu vabaduse hirmumaru. Sina oled mu ülikond, aga mis olen mina, kui ma ennast sinusse ei riieta? Lagi laulab ajast ja argipäevast. Kelder kaalub kesknädalaid oma niiskel keelel. Juba tulebki ajalikkude armada. Kõik nad laulavad lakke, nii et kelder kaibub. Ainult ühel on soe saba külmade kunstijalgade vahel. Tema on igavik. Oota ja sa hakkad oma ootust ootama. Hakkad ootusi kokku ostma ja edasi müüma. Hakkad oma ja põhivõõraste ootustega hangeldama. Iga ooteputka taha rajad ootuste haudejaama. Kood ootuste vilkuvaid vahevõrke. Oota sa mul, oot! Ta vaatas mulle otsa nagu must emakas. Emakas! Kes jääb sulle alati jalgu.
kellel on kollased silmad ja kes tahab, et teda löödaks. Ta vaatas mulle otsa oma lüümete silmadega. Me vahel magas vaikus. Siis lõin ma teda. Siis kandke ta merele ja saagu ta kapteniks ristlejal valgel. Oi häält, minu häälekest, merekarkide kaunist. On ankur südame peal, on täht ankru peal, on tuul tähe peal ja kuri on tuule peal. Kotkas kuulutab hella sõda. Raisadugi roiskunud rahu.
küll midagi ootamatut. Mina jään täna kindlasti oma lage vaatama. Ei tea, et kas see jääbki siia või... Aitäh. Ei. Okei, aga tõesti väga mõjuv etendus. Tõesti, ma arvan, et me kõik mõtleme praegu ühte ja samat asja. Nii. Nimelt, mis siin juhtus. Aga... Nii, jaa, imeline esitlus tõesti. Žüriid, mida teie sellest arvate? Aitäh kõigepealt, et ka mina tunnistan, et päris sõnatuks võttis ja sõnatuks kõige positiivses võtmes. Et ma sellist esimest etteastet kindlasti ei oodanud, et ma arvan, et see on väga kõva märk, mis on siia täna maha pandud Rakvere linna noorte näitegrupi poolt. Ma usun, et me mõtlesime siin palju erinevaid asju, et kes mõtles ajakulgu, seda, mis on olnud igavikus, see, mis on horisondi taga, kes mõtles seda võimsat valgusmängu nende prožektoritega. Ja ma tahan öelda, et see näitleja või noor, kes seda igaviku pilku siin ütleme siis väljendas, see oli küll võimas pilk, kuidas siit mööda käis, et kohe kartus tuli hinge. Nii et ma arvan, et kõige parem on öelda seda, et ma mõistan, miks siia Rakveresse on vaja erinevaid kultuuriasutusi ja lisaks veel Arvo Pärdile pühendatud muusikamaja Uku Aru, et siit tuleb väga tugev ja võimas kultuur. Aitäh teile! Ma olen täiesti nõus sellega, et esimeseks numbriks selline tõsine ajugümnastika, et ma karvasin, et me alustame millegi lihtsaga, et mida on hästi lihtne mõista, hästi lihtne vaadata, aga see number oli tõesti esimesest hetkest, sa püüdsid kinni, tähendab, ma püüdsin kinni, tähendab, proovisin püüda kinni kõik sõnad, sõnamängu, mis selles loos oli, aga mega palju läks kaduma, nii et tegelikult ma tahaks ütelda, et teeks veel korra. Et on ju tihtipeale niimoodi, et me teeme ühe korra ära, sa püüad midagi kinni ja siis läheb natuke aega mööda, et võib-olla vaataks seda veel korra, kui kõik on juba teinud. Et siis me kindlasti saaks veel teada, selles loos oli nii palju, mida ilmselt lavastaja tahtis sellega öelda, nii et selles mõttes nagu vägev töö ja suur aitäh Tim algusüritusele. Ma ei hakka üle kordama seda, mida siin juba öeldi. Võib-olla ütleks emalt poolt seda, et mina, kes ma üldse salli luulekavasid, õudsed asjad. Ma väga tänan, et te hoidsite kaasas algusest peale. Ma tahan tohutult kiita teie ansamblimängu, kuidas te kõik üksteist hoidsite, kuidas te olite tohutult võrdsed. Te seal naerate, ilmselt ise ei ole nõus või siis teil on mingi teema sellega, aga siia poole ei paistnud, et oleks mingi teema sellega. Ja veel tähelepanu fookuse jaotamine, aitäh selle eest, ja kõik riskantsed liigutused, mis te siin tegite, et teid oli väga turvaline vaadata selles mõttes, et siin oli palju asju, mis võib-olla mulle kui eriala inimesele, eriti kui noored seda teevad, on nagu keegi sureb kohe ära. Keegi ära ei surnud, vastupidi, väga tore. Aga, ja teine, et mis on ka lihtsalt tehniliselt üliraske asi, mis oli imeline, ma väga tänan, on sünkroonkõne. See oli vaimustav. Aitäh teile! Ja ma ei hakka midagi kordama, tegelikult kõik on juba öeldud, sünkroon, nii-öelda need sünkroonis oli kõik tegelikult väga äge vaadata, seda ei ole varasemalt niimoodi näinud. Nii et ma ei tea, lähme edasi, väga põnev, väga palju mõtteainet. Jah, aitäh, žüriid. Aitäh. Aga lähme siis edasi ja meie ette tuleb RRG vilistlased, Tarvamäe tantsijad. Palume ette Liisbet Vilu ja Mattias August Alavere tantsuga Tootse teele.
Aitäh teile! Jaa, Küll mina ikka armastan Eesti kultuuri. Ütle mulle, Veldi, kas sina ka mitte ei tantsinud rahvatantsu? tead, kahjuks või õnneks siiamaani tantsin. Pigem õnneks ikka. Kas sa jääd samamoodi tüdrukuid taga seal? Tead, enam mitte. Enam mitte, oled küpsemaks saanud. Aga igatahes vaatame ka, mida žürii arvab sellest etteastest. no super äge esitus, viis täielikult tagasi kevade filmi. Ja seal, kus Toots ja teile siis tantsid või Toots võttis teile tantsima. Ja väga hea emotsioon teile poolt, et sa tõesti ei tahtnud tantsida, nagu ka päriselt nii oli. Ja Toots tahtis ikkagi väga-väga tantsida. Nii et super esitus, väga hea emotsioon ja hoidsid seda lõpuni välja. Aitäh! Mina, kes mu poolõde tegi leigerid, või vabandust, leesikad ja tema ema tegi leigerid ja minu isa on rahvatantsija ja mina ei ole rahvatantsija, see-eest teen rahvariidid. Küsiks võib-olla seda, et kas see tants on teie omalooming või see ongi mingi, aga sellisel juhul, kas ta on mingisugune asi, mis on selles nagu tantsu selles bukletis või see on mingi teie juhendaja või mingisuguse lihtsalt mingi koreograafid tehtud? Lihtsalt selles mõttes, et see ei ole nagu kolhoositants, mida kõik tantsivad või? Ei ole, aine? Okei. Lihtsalt tahtsin teada, see ei loe üldse, et ma seda küsisin. Ma lihtsalt võib-olla tahtsin seda öelda, et ma üldse ei vaadanud, et tuleb tants nimega Toots ja teele ja siis ma vaatasin seda, mõtlesin, Toots ja teele, mis oli väga tore. Ja see, et see tantsulust oli sees ja eriti, et põrand on pagana libe, aga keda see varem kottinud on. Aitäh selle trotsimise eest, mu enda päkad ja mu enda sääremarjad on praegu tohutult valusad selle kõige vaatamisest, aga teie rõõm tõi minulegi naeru näole. Mul nagu juba natuke valutab, et ma annan edasi, aitäh. Vot seda numbrit on minul sellise põlise tantsuõpetajana väga hea kommenteerida. Sest see oli just praegu see, mida ma üritan ja olen kogu aeg ja aastaid üritanud tantsijatele rääkida, et üks asi on tantsida, aga teine asi on päriselt tantsida. Et saab teha liigutused ära ja sul ei olegi võib-olla mitte midagi muud vaja, kui sa annad sinna juurde emotsiooni, näoilme ja sellest tantsust saab hoopis teine tants. Nii et minu meelest oli siin etendus number 2, et super, aitäh teile. Kõigepealt suur tunnustus, tegite kahekesi laval ja tõmbasite kogu selle publiku minu meelest käima ja sellesse enda etenduse, enda tantsu sisse. Kui Inger ütles, et te võtsite ja viisite ta tagasi kevade filmi, siis ma pean tunnistama, et te mind viisite tagasi 2025. aasta juulikuu algusesse Kalevi staadionile tantsupeole. Et see oli väga-väga tore, seda pastelde padinat naha, minu meelest väga hea galopp oli, head sirutused olid, nii et kõik, mis ühele korralikule rahvatantsule peab kohane olema, need elemendid olid teil olemas, nii et veel kord suur tänu selle toreda etteaste eest. Okei, aga liigume korra vaikselt edasi. Natukene vähem tantsu ja natukene rohkem laulu. Aga laulu all mõtleme seekord luuletust. Kutsume lavale meie kalli Anette Valteri oma loomingulise luulega, mis oli, aga enam ei ole. Hei, kas mäletad me lapsepõlve hääli? Neid, mis väljal kaikusid ja metsas kaugel säälgi. Kas mäletad, kuis talve ajal vaikses valges lumes sammus meie poole isa, väsind, justkui unes? Kas mäletad, kui ema meid ükskord randa viis? Sa pritsisid mind veega, kui väiksed olime me siis. Mäletad sa veel, et pärast, täitsa õhtul kohe, rääkisid mul muinasjuttu, kus prints ja kuningas ja lohe
mäletad sa veel? Kas mäletad? Või oled unustanud selle kõik, mis südant meil kord põletas? Oled unustanud selle, kuidas laas meil vastu kaikus ja selle tõesti sellegi, kui enne koitu saabus vaikus? Oled unustanud selle, kuidas lained randa sõudsid ja selle, kuidas soojal liival oma õigust taga nõudsid? Oled unustanud selle kõik, tõesti kõik, mis oli, aga ma nüüd vist siiski ei saa olla sulle kuri, sest minagi unustasin ja tahtsin unustada, matta maha selle valu, tunded alistada. Aga ma ei saanud ja võitluse endal kaotasin, sest sinu nime maik mu huultel tuli alati, kui need paotasin. Nii tühjal väljal kui ka kivil meie kase all, igal pool mul kaasas mälestus, nagu Meeri väike valge tall. Anna mulle andeks, palun tihti öösse, aga öö halastamatult surub kui nuga mu vöösse. Anna mulle andeks, minu suurim kahetsus. Igatsen ma sind, süüks vaid mu oma vahesus. Anna mulle andeks, minu suurim armastus. Igavik vist olemuses on mu enda teenitud kannatus. Aitäh! Aitäh, Anne Valter. See oli tõesti väga sügavamõtteline. Öösse, vöösse. Väga ilus riim. Tõesti. Mina olen suur luuletaja, aga ma arvan, et me kõik suudame hinnata luulet, mis mitte ainult ole ilusa tähendusega, vaid ka kõlab kõrvadele ilusti. Vaatame, mida arvas žürii. Kõigepealt suur tänu sulle, Anette. Väga hästi, ilmekalt, selgelt esitatud luuletus. Ma ausalt öeldes selle luule ajal mõtlesin sellele käesoleva aasta talvele, täna siia Rakvere sõites ja sealt Kastani puiestelt siia kooli poole tulles. Mulle meenusid need talved, kui olin noorem ja isa pidi siis kelguga kas lasteaeda mind viima, et küll oli tore seal kelgu peal olla ja lund oli palju ja mõtlesin, et küll see sõit võiks kesta pikalt, et lasteaed veel ei tuleks, et see oli üks parimaid hetki, kui lumi krudises selle kelgu all. Ma tahtsin veel öelda seda, et kui ma seda luuletust kuulasin, siis ma mõtlesin, et see elu, see on nagu erinevad raamatu peatükid, et mida me meenutame, mis on olnud. Mulle millegipärast meenus minu ema ütlus, kui tema ema suri, siis ta ütles sellise lause, et siis sa tunned, kui külmalt tuul ulub, kui ema läheb. Aga kokkuvõttes ma tahtsin öelda selle luuletuse osas, et ma mõtlen, et me peaksime tegelikult oskama nautida ja elama nendes hetkedes, mis just praegu meil on. Suurepärane esitlus, aitäh sulle! Ja mina jäin ka väga tähelepanelikult esimesest hetkest seda lugu kuulama, sest see on lugu, ma ei tea, kas on sinu lugu, aga selles loos oli elu, selles oli valu ja ma arvan, et neid tundeid on paljud kogenud ja sellepärast ma arvan, see samastub ka väga paljude inimestega, kes siin saalis istuvad praegu. Ja kui see oli sinu lugu, ei olnud sinu lugu, kellegi lugu ta igal juhul oli, aga sellisel juhul ta oli selline autentne, aus vestlus kuulajaga. Nii et see pani kuulama ja ütleme nii, et veel täitsa siiani kuidagi selles vaibis. Aitäh sulle, väga ilus! Mul jäi arusaamatuks, see ei ole sinu lugu, see tähendab seda, et need sõnad, mis sa rääkisid, need olid sinu kirjutatud?
olid minu kirjutatud, aga ma arvan, et ma võtsin pigem mingisuguseid seikasid enda elust ja keerasin neid üle selle publikus emotsiooni tekitamise nimel. See on see, mis on luuletamine. Hästi tavatud. Ma võib-olla ütleksin ainult kiituste juurde veel seda, et ma tahaks väga kuulda seda kellegi teise esituses selles mõttes, et keegi teine tabab selles hoopis midagi muud. Nendes sõnades mingi teise rütmi ja mingi teise tunnetuse ja ma tahaks teada, mis siis juhtub, sest see, ära võtta seda nüüd valesti, jumala eest, mis ma tahan öelda, on see, et üldiselt me ei oska tegelikult oma enda luuletusi õigesti lugeda, mis me oleme ise kirjutanud. No kõige parem näide minu meelest on Kristiina Ahin. No see on kohutav, kuidas tema loeb oma luuletusi. No on, kallikesed on. Et sina olid kõvasti parem kui Kristiina Ahin. Aga et ma lihtsalt tahaks väga neid samu sõnu ja neid samu mõtteid kuulda kuidagi mingis teises vaates, sest minu meelest selles oli midagi väga sügavat. Aitäh sulle! Ja siis ma tahtsin seda ka küsida. Et siin alguses sulle toodi see monitor või? Kas see toodi sinu jaoks siia ja see klaver? Ei toodud ju? Klaver mitte monitori kohta, ma pole kindel. See oli lihtsalt väga huvitav algus, mis tekkis. Kas te panite tähele või? See oli väga lahe, et see soovis siia. Ja mul tekkis ka mingi, mis show nüüd siit saab. Aga Anette, see oli suurepärane. See oli lihtsalt nii ääretult sügav ja mulle väga meeldivad sügavad luuletused, muusika, kõik see täiega läheb mulle peale. See, et ta ei olnud nagu selles mõttes isiklik sinu jaoks, sa suutsid selle tegelikult nagu luua isiklikuks, ma ütleks nagu minu jaoks, et ma tundsin, et seal on mingi sinu valu, mingid sinu tunded ja ma arvan, et see on kõige ilusam osa, et sa oskad luuletajana neid välja tuua, et see tekitab minus kuulajas seda, et see on tema lugu, see on päriselt on selle läbi elanud. Ja kui sina tahtsid, et keegi teine seda veel loeks, mina tahaks kuulda veel seda nagu muusikana või lauluna. Nii et kui sul kunagi on mingi mõte seda laulun teha, siis helista mulle. Järgmiseks tuleb meil siis Cassandra Metsa looga You Lost Me. Smoking gun, we lost it all. The love is gone. She has won. Now it's no fun. We lost it all. The love is gone, and we had magic, and this is tragic. You couldn't keep your hands to yourself. I feel like a world's been infected. And somehow you left me neglected. We found our lives been changed, babe. You lost me. And we tried. Ourselves, the love has died, and though we tried, you
Aitäh sulle, Sandra, see oli uskumatu oli see. Sõnatu. Ütlesin seda eile peaproovis, ütlesin seda täna ka. Mina arvan, et sellel tüdrukul ei ole mikrofoni üldse vajagi. Aga vaatame, mida žürii sellest arvab. Nii, ma esiteks küsin sult, et kas sa kuulsid fono hästi? Enam, okei. Et sa võid alati öelda Helimehele, et kuule, mul on vaja seda fono nagu valjemaks, sest et see on ülioluline, kui sul ei ole mingit muud instrumenti laval, mida sa kuuled võib-olla naturaalselt ja see on lihtsam kuulata, siis fonoga on alati niimoodi, et sa võid kas natukene kõrgeks jääda või natuke madalaks selle tõttu, et kui fono näiteks vaiksem või midagi sellist, sa ei kuule seda täpselt, on ju. Et väike lihtsalt mõte sulle, et alati, ma ei tea, näita kuidagi või tee mingi viipe, mingi asi, et kas siis nagu valjemaks või vähemaks. Kui sa hakkasid laulma, mulle väga meeldib selline pehme vokaal, mis sul on. Ma arvan, et sa peaksid sellega väga palju töötama. See on tõeliselt ilus, see on väga naturaalne. Kui sa nüüd jõud selle power asjana, see oli nagu äge, aga ma tunnen, et see on natuke võib-olla võõras veel sinu jaoks, et see pehme kuidagi tõi sinu juurde lähemale või kuidagi nagu koju, et ma sain aru, et mingi, et see oled sina, see oled täielik sina. Ja ma arvan, et see laul, see on väga keeruline laul, et võib-olla vahel mõelda ka nii, et kas see laul on natuke üle minu võimete või mitte, et mitte midagi on nagu halvasti, et siin mängivad nii palju asjad rolli, vaata, fono ja kõik asjad ja ka tegelikult akustika siin. Ma väga tahan, et sa teed seda asjad edasi, muusikat, laulmist. Sa oled super andekas, sul on väga pikka teekond veel minna, nii et do it. Edu sulle. Kuna minul on aukartus nagu niigi igasuguste vokaalsete oskuste ees, sest minul need täielikult puuduvad, siis ma oskan võib-olla teise nurga alt seda kõike hinnata. Mina tahaks sulle öelda just, seesama ma sain ka aru, et sa kas ei kuulnud vahepeal või midagi seal korraks nagu jutus, aga et sellest mõttes ei tasu heituda, aga see tehniline pool, küll see tuleb. Me ei ole siin just nagu maailma kõige paremas ruumis nagu nii käin ja me saame sellest kõik aru, me oleme mõistusega inimesed. Aga et kui sa juba laulda oskad ja oskad töötada asjaga, et siis nagu see kõik tuleb, aga ma oleks tahtnud, et sa oleks tõusnud lendu just nende sõnade pealt, nagu mis see lugu sinust teeb. Ja ma olen ka üles kirjutanud, et kui me laulame nagu pehmelt pianos ja teinekord ka siis, kui sa pead emotsioneerima, mis on üldiselt need, mis laulus juba on kirjutatud kuhugi mingid kõrgemad ja sellised raskemad kohad, siis me oleme palju ausamad. Ja need olid selles mõttes kohad, kus olid minu jaoks kõige ausam ja ma oleks tahtnud, et sa oleks kogu aeg seal olnud, et sa ei mõtleks selle tehnilise poole peale kedagi koti, sest siin saalis ei ole nagu niigi head akustikat, et me teame, et sa oskad laulda. Võt, seda ma tahangi. Mõtle selle peale teinekord rohkem. Aitäh! No minu jaoks selline ilus muusika, ballaad ja ma olen müüdud nagunii. On seda akustikat või ei ole, on seda fono paremale või vasakule. Mulle väga meeldis. Ja ma siin tabasin ennast korraks mõttelt, et ma elades ei julgeks sinu asemele minna sinna praegu laulma. Nii et müts maha su ees. et sa seda praegu tegid ja sa tegid seda väga hingestatult. Ja tead, mis ma veel tahaks sulle öelda? Üldsegi see ei puuduta esinemist, aga esimesed taktid, kui sa laulma hakkasid, sa kindlasti ei pannud tähele, mida sa tegid. Ma arvan, et sa ei pannud tähele. Kui väikesed tüdrukud lähevad esinema, siis nad hakkavad oma seeliku äärt üles kiskuma ja saad aru, kui äge, mis oli su esimene asi, sa haarasid püksist kinni ja hakkasid seda üles krittima. Mis tähendab seda, see on nii lahe, me jääme elu lõpuni väikesteks tüdrukuteks. Nii et väga kihvt, aitäh sulle! No see hingad nii raskelt, sa mõtled, mis nüüd tuleb. Ma pean tunnistama, mina laulda ei oska, nii et minu jaoks oli suurepärane esitlus. Ma pean tunnistama, et 13 žürii liiget on mind väga palju harinud. Mina ei tea, kes seda fono paneb seal. Aga ma ütlen ausalt, mul ükskõik, kas seda fono oli või olnud, ma kuulasin ja nautisin seda.
ma olen niisugune lihtne poiss. Ja mis ma veel tahtsin öelda, minu meelest, vähemalt minu jaoks, sa mängisid küll oma häälega väga hästi ja tõid väga tugevalt need emotsioonid, kuidas sa elasid tegelikult seda laulu läbi, tõid minu meelest välja ja esitlesid neid hästi, nii et seda valu oli minu meelest tunda selles laulus. Aitäh sulle! Okay, and now, since we have an exchange student present, coming straight from Germany, I will talk henceforth in English. She is going to play some Beethoven. I know, I'm excited as well. I hope I don't butcher her name. She is Leila Maria Kienske, and she's playing Moonlight Sonata, first movement. Thank you.
Thank you, Leila, for your beautiful performance. Thank you. I couldn't play that, not even in a million years. That's amazing. So, what do we think? Wunderbar. Leila, wunderbar. It was really amazing, and I'm sure that you are a talented pianist. And it's the first time for me when I'm in Vaba Lava, and it's this kind of international competition, and it is so lovely that it happened here in Rakvere. Thank you once more. It was really, really beautiful. Ma olen terve elu olnud kerge muusika sees ja viimasel ajal ma järjest enam avastan ennast klassikamuusika kontserditelt. Ma olen mõelnud, et kuidas see niimoodi siis nüüd juhtunud on. Ja kui ma ka praegu kuulasin seda, siis sa tunned, kuidas selline rahu tuleb su sisse ja tegelikult mitte ainult minu sisse, vaid sa said kätte ka kogu publiku. Ma ei kuulnud ühtegi sosistamist, ühtegi, ma ei tea, sahistamist, sest siin oli vaikus ja sa said selle publiku 100% kätte. See oli väga ilus, väga ilus. Aitäh! Again, I'm not a musician, so I can feedback you in some other aspects. And first of all, to the organizers, if somebody's going to do a piano piece, please make sure that we will either see her hands or her face, because this is where the music is going to be, really. So I was really missing your face, and that's the other thing. It's not just do I hit the right keys at the right moment, it's also how I play with my hands, I think. It's just something to think about, right? And also, you had some mistakes in there. It's okay. This is what I wanted to assure you. You know, schools and events like this is the best place to do anything like this. I mean, it is a hard piece. We all know that. And you did it. There was maybe a few minor mistakes. It's totally fine. I mean, after school, if you're going to do it, you know, on a payroll or something, then you can't do any mistakes. So do all the mistakes right now. This is what I wanted to tell you. Yeah. Cheers. Yeah, same that she said. Don't be sad, really. It was really, really good. And I think we have so many people here, and they don't know this song so well that you do. You did the best you did, and it was really great. So keep up the good work. Aga järgmiseks siis meie luuletaja Oliver Martin Lillevälja. Luuletuse nimi on Loor. Jah. Tere! Teie ette astub noor, kellel rääkida üks loor. Kui kuulsin, et Vaba Lava üritus korraldatakse jälle, siis tundsin kohe, et see on midagi mulle. Mõtlesin, et kukin valmis ühe luuletuse, mis sossu, mida kuuldes ei mõista, et vabal ajal mängin kossu. See oleks tundeline ja mõtlik, mitte bänger, vaid legit südamlik. Näiteks vaata, see tšikk on täiega knocked out. Mis sa arvad, kui see NV teeme väikse hangout? Haiki ei taha näidata, et armastus luule mu passion. Et see funktsioon siin poleks mu üles tunnistada session. Pigem võiks see keika naljakas olla. Noortelik, tänapäevane, veel mõni omadussõna võib olla. Kuid sellel alal olen ma veel pisut mahlamüts. Lõuki alles alustanud kooliüts. Otsustasin, et korraldajatele sellest teada annan. Et ma põmpst ei tea, mida teile ette kannan. Top-notch korraldaja kohe appi tõttas.
minule luuletuse kirjutamisega sisse müttas. Ta for real klopsis kokku ekstra slängiga story. Arvas, et sellega tuleb mulle megagloori. Või hoopis loen seda laini ja mõtlen, hell nah. Kuid tegelikult on see täitsa kõva kraam. Seega täna siin laval teie ees esitas epic luuletuse Musklimees. Okei, see on kõik, ma tänan teid. Ta väga tahtis sisse panna ka Slay. Aitäh! Okei, mahlamüts. See väga oli võimat. Mina. Mina isiklikult olen suur luuleaustaja ja mina võin öelda, et minule meeldis Like. Vanemad inimesed samas pidid natukene päid ragistama. Aga kas seda pidi tegema ka žüri? Mis tarkad oskate meile öelda? Mulle ka meeldis topelt Like. Kurat, see oli äge. See oli midagi, mida ma üldse ei oodanud. Väga noortepärane need slängid, natuke isegi tunne nagu ChatGPT-d olen kasutanud, aga ma ei tea, kes teab. Kui oleks ikkagi olnud nii, ma oleks jumala fine on sellega. Ma luban, et teile. Okay. Palun. Väga äge, noortepärane, nii tore, et sa teid need kõik slängid sisse ja ma ei tea, võib-olla sina üksinda ei toonud, siin on kindlasti veel mingeid kaasautoreid, aga ülikift ja kohe esimest hetkest ma hakkasin muigama, mõtlesin, mis siit nüüd tuleb. Et müts maha, minu arust tänane parim esitus, aitäh! Jaa, see on väga tore, et meid toodi niisugusest nagu sügavast kohast, kõrgklass, kultuur, ja siis toodi siia, et minul tegelikult läks umbes, ma arvan, 4 rida. Nagu enne kui ma olin, ja nüüd me oleme siin. Aga, ja üldse mitte halvas mõttes, selles mõttes, et mulle meeldib väga, et sa võtnud ise ennast liiga tõsiselt, kui sa seda satiiri meile rääkisid. Ja väga kaval üldse kõik see tekst, et seda enam, et ma ei tea nüüd, kas see oli hea või halb, aga ma sain kõigest aru. Kõikides sõnades. Et ma lähen mõtlen nüüd selle peale, aitäh sulle. Ole tubli. See oli täpselt see, et korraks sealt kuskilt välja ja pau. Aga ainuke asi, millest mina tundsin puudust, oli mõnus beat. Kui siia oleks saanud veel mingisuguse nagu no vot seda oleks nii väga tahtnud, et nagu mingisuguses väikses rütmis seda kõike esitada, siis see oleks olnud. Aga aitäh, äge oli. Ma Oll arvan, et see on ikka su passion küll. See oli ikka väga passion, ma arvan nagu. Ja ma olen nagu eelneva kõnelejaga nõus, et ma ise mõtlesin, et kas see nagu teine pool tuleb nagu niisuguses nagu räpilikus esitluses, et see oli, seda võiksid sa täiesti mõelda. No mis ma salgan, et või mis siin salata, ma oleks tahtnud kõigest aru saada, aga mul ei olnud kordagi tunnet, Oll, mul ei olnud kordagi tunnet, et ma hakkaks tippama siit ära. Järgmisena siis tulevad meie ette selle kooli 2 vilistlast. Liisbet Vilu ja Katre Kurg, kes esitavad meile ühe oma loomingulise laulu pealkirjaga Hingelind. Ja peale seda tuleb ka teine laul Deja Vu. Tõnis Mäepoolt. Ma igaks juhuks ütlen enne ära, et tegelikult on lood natuke teises järjekorras. Kõigepealt on Tõnis Mäe Deja Vu ja siis on meie oma loominguline laul. Ole hea, aeg on käes, hommiku päike juba aitab su suletud silmi. Ava need ja sa näed, nagu oleks sind kutsutud.
võetud filmi, ühte vanasse filmi. Jah, ükskord on see kõik juba olnud, põrandal tolmu ja voodisse rooninud kollane kass. Las jääda see luul déjà vu, déjà vu. Sest raadios on linna, kes laulab ja leib jahtub laual. Jah, ükskord on see kõik juba olnud, põrandal tolmu ja voodisse rooninud kollane kass. Las jääda see luul déjà vu, déjà vu. Asunud üks mõte minu sees, tunnen end kui merehõbe malbes merevees. Kumab mere peegeldusest õhkõrn pilvepiir, kukla tagant soojendab mind kuldne päiksekiir. Ma tean, sealt iga päev ja kuigi ma teda ei näe, hingelinnus salapära mattub tuule õhku, vahel kaob ta laternatel õrna valgusvihku. Lumehelbena siis taas mu südamesse poeb, jälle tunnen hinges on nii turvaline soe. Ma tean, sealt pilvelaevalt valvab mind mu hingelind, ta kaitseb mind sealt iga päev ja kuigi ma teda ei näe, killuks südames on ta, minust hoolib, armastab. Pilved üheks hajuvad, sest hingelind mind juhatab ja kuigi ma teda ei näe,
Uskamatu. Ma tahaksin kohe oma Spotify playlisti lisada. Aga päriselt rääkides oli see etteaste nii soe, et unustasin ära, et õues oli lumi ja pakane. Kuidas sina ennast tunned? Ei, ma just tahtsingi öelda, et nad läksid nii hästi oma häältega kokku. Aga žürii, mida teie sellest arvate? Teie spektaaklist või nendest lauludest? Et Liisbet ja Katre, et minu meelest need kõik täna õhtused esitlused siin Rakveres, sealhulgas see teie viimane, et need on nagu nii kõrge kvaliteediga, et ma ütlen ausalt, et see ei ole nagu suu soojaks öeldud, et neid on keeruline nagu hinnata. Keeruline on panna mingit muud hinnet kui number 10 kõigile, et me oleme leping kokku, et see võiks olla kõrgeim hinne. Ma saan aru, et see Hingelind on teie oma looming. Et täitsa siiralt, ma ütlen, ma kuulasin seda teie laulu ja esitlust ja ma mõtlesin, et millal nüüd siis see vaheaeg tuleb ja millal siis see teine vaatlus tuleb, nii et pange edasi ja võib-olla siit võiks täiesti sündida mingi niisugune kontserdi taoline asi teie poolt esitluses. Aitäh teile! Kas teie olite Virumaa Soundil ka või? Tegelikult ma hakkasin otsima seda infot telefonist, siis ma sain juba sõnumi, et ära ole ebaviisakas. Aga nii, et ma ei jõudnudki tulemuseni. Aga mulle tundus, et te olite ja te ju võitsite. Ja võitsite selle ikkagi täiesti õigustatult ja mul ei ole mitte midagi öelda. Te olete suurepärased. Aitäh! Aga tõesti ei olegi väga midagi öelda. Ma võib-olla ainult ütleks seda, et pidage meeles kõik inimesed, kes te siin täna olete, et kõik, mis mina ütlen ma armastusega. Ja ma tahtsin lihtsalt seda öelda, et ma loodan, et see oli kõikidele õppimise koht. Kõik saite aru, millal hakkas oma looming. Oli, see muutus kohe. See oli kohe palju siiram. Selles mõttes õppige sealt ja tehke esimene pool samasuguseks ja siis mul pole üldse midagi kobiseda. Aitäh teile! Väga ilus esitus. Tõesti, teie hääled sobivad suurepäraselt kokku. Ma arvan, et te peate oma selle duoga kuidagi edasi kindlasti minema. See oli tõesti väga ilus üleminek ühest loost teise. See oli nagu maagiline moment, et kuidas need kaks lugu tegelikult kuidagi sobisid ka kokku oma vahel. Väga hea pianist oled. Teeme palun suure aplausi pianistile ka. Et sa laulad ja mängid klaverit sama ajal. See ei ole väga kerge. Nii et väga tublist said hakkama ja tõesti väga mõnusad hääled, mis nagu üksteisega sobisid nii hästi kokku, nii et pange edasi samamoodi. Aitäh! Ja nüüd midagi natuke teistsugust. Lavale astub Heiko Einberg, kes esitab meile akordionil Uku Aru valssi. Nii plaksutage. No nii, oled valmis, jah?
Oh, Heiko. Heiko. Minule jäs küll täitsa pea keerlema. Ei suutnud vastu panna, tead. Tõesti, see on jube lahe, et sa oskad mängida akordionit. Ma olen lihtsalt südames kade. Ma väga õnnelik, et sa kade oled. Aga kas ka meie žürii on kade? Vaatame, mida nemad arvavad. Heiko, etteastust. Väga kade. Heiko, sa oled superartist. See, mida sa tulid lavale, sul ei olnud siin vaja seda mikrofoni. Sul oli hääl. Ja sa kasutasid seda väga õigesti. Tulge tantsima. Tulge kõik. Ja see oli nii tore, et sa nagu kohe esimest hetkest sa kaasad inimesi. See on artisti puhul üks nagu super, kuidas ma ütlen siis, aspekt või tegur, kui sa oskad seda teha. Ja see oli natuke minu jaoks nostalgiline ka, sest minu vanaisa, kui ta elas, siis ta mängis väga palju akordionit ja üks tõesti oli ka Uku Aru valss. Nii et aitäh selle imelise esituse eest, aitäh, et sa oled nii äge artist, ma saan aru, et fännklaab on juba olemas, nii et siit on ainult edasi. Aitäh sulle! Mina kusjuures kirjutasin ka endale kohe siia üldse siukse asi nagu onu Jaanis, sest kui Saaremaal, see küla, kus ma elan, meil oli küla pillimees, kes oli alati kohal, oli enne kohal, kui üldse pidu hakkas, enamasti keegi ei teadnud, et pidu üldse on, aga onu Jaanis oli seal, ju siis hakkab. Ja kes, et lihtsalt täpselt need samad asjad, ega ma ainult sekundeerin selles mõttes, et pillimees ei ole ainult pillimees, ta on peo hing ja seda sa tõestasid juba lihtsalt sellega, et mikker läinud tööle. Seda ei oska paljud inimesed teha. Et ma tunnistan ausalt, et endiselt muusikakauge inimesena ma ei oska sinu akordonimängust eriti lugu pidada. Ma lihtsalt ei tea nüansse, ja ma lihtsalt mõtlesin kõik aeg oma ema peale, kes lõpetas akordioni muusikakoolis ja see on tema põhiline siis trump, kui me räägime muusikast, siis et minul ei ole muusikakool lõpetatud ja siis tema ütleb, et mina lõpetasin muusikakooli akordioni erialal ja ma olin aga ahaa ja millal viimati mängisid, vahet ei ole. Ja sellega meie vestlused alati lõpevad, nii et aitäh sulle selle emotsiooni eest. Suurepärane. Vaata, kui äge, et meil on kõigil nagu mingi oma mälestus seonduvalt selle akordioniga ja mul täpselt samamoodi, sest minu isa oli akordionist, nii et ma olen sündinud akordioni muusikaga ja niimoodi elanud väga kaua aega. Akordion oli meil alati väga tähtsal kohal, seal pidi alati olema tolm pühitud. Ja see, et sa praegu tuled siia, silmad säravad, sa oleksid vanal ajal olnud täiesti küla kõige tegija mees. Ma täpselt ei tea praegu, kas sa elad praegu õigel ajastul oma kortsiga, aga ma arvan, et see võiks praegu ka niimoodi olla. Igal juhul on lahe, et noored kutid leiavad sellise pilli, mida mängiti ikkagi vanasti, olid nagu need mehed, olid tegijad mehed. Aga nüüd on sinu koht tõmmata see akordioni vaib üles ja teha endast ka küla kõige kõvem pillimees. Nii et ülilahe, sul on üliäge naeratus ja see midagi su sees on nii õige, mis on täpselt selline küla pillimehele nagu omane. 30 aasta pärast tuleks keegi ja oleks nagu mingi, onu Heiko! Just, väga äge, aitäh! Ma arvan, et Heiko seda tegelikult tegid väga julge valiku, et esineda nagu Uku Aru valsiga. Ja see, et see tuli sul väga hästi välja, tuli sul ka väga hästi välja eriti nagu eestlaste puhul. Et sa ütlesid, et siin on vaba tantsuplats ja siin oli 3, aga ma arvan, nende hinges oli tegelikult siin rohkem paare, kes tantsisid, nii et see näitab, et sa tõmbab publikult hästi kaasa ja ma loodan, et Rakvere linnapea ei pahanda, aga ma ütlen ausalt, et seda lugu kuulates, loomulikult me kõik mõistame Arvo Pärt ja Uku Aru ja Rakvere, aga midagi oli teha, tiba sa viisid ka mind sinna folgi maailma ja suvisesse Viljandisse. Aitäh sulle! Me oleme siis jõudnud viimase etteasteni, kes see on? Hanna-Priita Luik Olav Ehala lauluga Põlev puu.
tarju armastuse kaunis puu, armastuse kaunis puu, milleks kiivalt huuli peidad, hinge tules varje heidad, armastuse kurblik puu, armastuse kurblik puu. Seni käega puutumata põleb, piinab, hinge matab armastuse uhke puu, uhke puu. Seni käega puutumata põleb, piinab, hinge matab armastuse uhke puu, armastuse uhke, armastuse kaunis puu, armastuse kureblik, kureblik puu, armastuse uhke puu. Pihlapuu täis mõrkjaid marju, leegi värvi, hõrke tarju, armastuse kaunis puu, armastuse kaunis puu, milleks kiivalt huuli peidad, hinge tules varje heidad, armastuse kurblik puu, armastuse kurblik puu, armastuse uhke puu, armastuse kaunis puu. Aitäh! oi jah, aitäh sulle, Anna, see oli tõesti ilus lugu. Ma ütlen ausalt, ma müüksin oma hinge samamoodi lauda. Aga vaatame, mida žürii arvab. Jaa, Hanna, et ma ei tea, minu jaoks on, kui keegi laulab, teeb muusikat, et kui ta selle oma lauluga kuidagi suudab mind, kellel on, ma ei tea, mitu elementi kõrva peale astunud, sellesse nagu laulu või sellesse story'sse tõmmata sisse ja sa mõtled mingeid oma mõtteid selle pihla või armastuse puu ümber, kuidas sina seda esitlesid, siis sa seda tegid, et sa suutsid tõmmata mind oma laulu sisse ja see oli väga, väga imeline esitlus ja väga, väga hästi see hääl kandis. Ma eelnevalt ütlesin ka, et aga ma tõesti loodan, et siin on korraldajad eksinud, et nad pole kirjutanud siia vaheaeg 15 minutit ja siis läheb see asi edasi, et see on tõesti midagi väga-väga erilist, mida olete täna õhtul pakkunud. Aitäh sulle! Aitäh! Lauluga on samamoodi, et laulda saab ühtemoodi ja laulda saab teistmoodi. Kas sa laulad lihtsalt ja vuristad need sõnad ära või sa laulad niimoodi, et sa usud ise seda, mida sa laulad ja kas see, mida sa laulad, jõuab kuulajani. Sina laulsid seda niimoodi, et ma nägin, et sa uskusid seda ise, mida sa laulad ja sa panid ka mind uskuma. Ehk see oli hea töö.
ja lase edasi. Ära jää siia vabasse lavasse kinni. Käi edasi laulutrennides ja pürgi edasi. Mina tegelikult kusjuures juba enne kirjutasin endale, aga ma julgen seda välja öelda igaks juhuks, et ma kirjutasin siia, et kas keegi midagi keskpärast ka teeb või ma ei jaksa neid täiuslikke asju enam vaadata. Aga no vihaseks ajab, kõik on nii andekad. Aga ega ma tõesti ma ei oska sulle mitte midagi öelda. Mulle tundub, et sa valisid täpselt õige laulu, sa teadsid täpselt, mida sa teed. Ma ei oska tegelikult milleski, ma tõesti, ma ei igatse mitte midagi praegu sinu etteaste puhul. Loodan lihtsalt, et võtad ka vahel riske ja võib-olla karmimaid laule enda aparaadile. Et siis kunagi vaatame uuesti. Ei tea. Ma olen mingil määral sõnatu, sest et ma ei oodanud, et see tänase õhtupunkt võib olla nii ilus ja nii eriline ja nii omapärase vokaaliga. Ma hindan täiega seda, kui noored lauljad ja muusikud leiavad selle oma hääle. Sa oled vaikselt seal teel ja seda on nii äge vaadata ja kuulda. Ma ei tea, kas sa juba kirjutad ise ka laule? Natukene. Sahtlisse. Jaa, ära väga sahtlisse neid kirjuta. Selles mõttes, et hakka neid välja andma vaikselt. Ja tõesti, nagu sa mõtled, ära vabale lavale kinni jää. Sul on nii palju ees. Sa oled väga-väga eriline laulja. Palun tee ja mine edasi ja kindlasti anna enda originaalmuusikat ka välja. Tahaks juba kuulda. Aitäh! Nii. Ongi kõik. No, kedagi ei tule enam. Erman, kui sa... ma siis lõpetan üksi. Aga esinejatele palun üks suur aplaus veel, te olete super tublid olnud. Oota. Aitäh teile. Oota sekund, see on üllatus veel. Aga samas, meil Hermaniga on üks asi, mida me ei ole teile öelnud. Me teeme ka ühe loo. Et ma nüüd ootan Hermanit. No, kurja kuulutav kitarr. Kes on tuttav Jaan Tätte loominguga, võib vabalt kaasa laulda. Olete oodatud. Oja laul. On kuulda, jah. Keses vaikselt puliseb ta enda laulu, laulab, puliseb ta vahtu tekitab on küll. Ta päikest peegeldab on küll. Üle kivide ja mätaste vesi vaikselt pehmelt voolab, ta väga rahulik on küll. Ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab ükskord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked, kuid varsti õie tahab tagasi. Ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab ükskord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked, kuid varsti õie tahab tagasi. Ta oma koju tahab tagasi.
kas žürii tahab meile ka anda hinnangu? Ja, et kui juba... Hoiame pausana. Väga hea lauluvalik. Tõesti, kohe kui sa ütlesid, et tätte laul, siis ma ütlesin kõrvale, no tuleb Oja laul. Ja tuli. Väga hästi, poisid, pange edasi. Aus. Päris hea näide sellest ka, et midagi läks sassi, pole hullu, lähme edasi. Kõik on jumala titi-miti, pole vaja siin põdeda mitte millegi üle. Nii et jällegi kõik teised, võtke õppust. No minu jaoks on väga oluline näha seda, milline äge siuke vibe või emotsioon või selline koostöö teil kahekesti toimib. See, kuidas te olete seda õhtut juhtinud ja ka see, kuidas te praegu esinesite, et nagu tõsised senkud, et nagu vaata nõksadel küünarnukiga või mis iganes, see on õlg, et näed, ära tegime või see, minu meelest on selliseid asju, kuule teatriinimene on ju tegelikult, et alati on selliseid asju lavalt nii hea vaadata, kui sa näed, tähendab siis mitte lavalt, vaid saalist lavale, kui sa... On jah. Et kui seal on nagu nii hea koostöö, et isegi kui midagi läheb pekki, siis teine kannab kuidagi ära või see, ja võt teie puhul see praegu täpselt niimoodi oli, nii et ülitore kava. Mul on väga kahju, et žürii ei saa vastata samaga. Et me võiksime minna lavale, teha ka oma numbri. Kahjuks me ei saa sellega vastata ja näidata, milline koostöö meil oma vahel on. Aga väga tublid, laske teiega edasi samas vaimus. Minu meelest olete väga hästi ja rajult juhtinud seda tänast õhtut, et sellest kõigepealt suur tänu, et hea kombo. Siis see laul, et ma ei tea, kuidas kellegile, aga ma arvan, et Jaan Tätte tuletab paljudele nagu toob mõtisklusse Vilsandi. Ja kes seda Vilsandit hästi tunnevad ja on seal nii väikese kui suure Vilsandi ümber käinud, ja ma saan aru, et see on Oja laul ja Vilsandi asub meres. Aga minule see laul toob alati selle mõtte, kui ma väikse poisina läksin Vilsandilt veest läbi Vesilo saarele ja siis tagasi. Küll see oli huvitav. Ja Vilsandil käies oli ka väga huvitav, igasuguseid asju leiad mere äärest. Nii et te viisite mind ka minu lapsepõlve radadele. Aitäh selle eest! Aitäh teile, žürii! Kui ma nüüd mäletan õigesti, siis... Nii. Ja nüüd on otsuste tegemise aeg, sest me tahame ju ka võitjat. Ning samal ajal, kui žürii teeb oma otsusi, saab ka publik hääletada QR-koodiga, mis kui vaataks ka värsi seinale. Selle kaudu saate hääletada oma lemmiku, ehk siis publiku lemmiku. Me anname teile mõne minuti. Näed, tuligi. Nii. Miks sa mulle andsid? Ja siis süke väike info teile ka, et žüriil läheb umbes 15-20 minutit, et selle jooksul saame nautida Samueli, ühe Taani noore omalangu loolingust muusikat. Ja mis selle Instagramiga on? Lisaks, ma tahaks ka öelda, et te sealt tagan, te saate endale osta gelatot, mõnusat talveajal. Ning lisaks on meil ka siin õpilasfirma Mateliin, kus te saate endale kaasa osta Ladina-Ameerika teed. Nii et kõndige ringi, sirutage jalgu ja varsti oleme tagasi. Aitäh! Aitäh teile! Aga daamid ja härrad, enne kui ma ütlen midagi, kas me saame korraks panna eelmise slaidi uuesti peale? Et meil jäi shout-outi Samuel, kelle Instagramil seina peal ja kelle muusikat te just pool tundi kuulasite. See on kõik. Äkki jätke meelde Prod, S, X, Samuel. Nii, aga liigume edasi. Jah, autasustamise juurde. Et nimelt žürii on teinud oma otsused ning me alustaksime kõigepealt esikolmikust. On ju nii?
3. koht siis. Trummipõrin. Oliver oma luuletusega Loor. Tule aga siia. Palju õnne. Aitäh. No. Ma sooviksin kindlasti ära tänada ka luuletuse autori, kes mind sellest luuletuse dilemmast välja aitas, sest et mul jäi väga viimasele minutile see luuletus. Teda ei ole kahjuks. Aga jah, aitäh talle. Helena Nõmm. Helena Nõmm, daamid ja härrad. Nii, aga kink on sulle. Väga mõnus. Liigume nüüd ka vaikselt edasi. Kes oli meie hõbemedalist? Veldi? Trummipõrin. Liisbet ja Katre. Täpselt, aitäh Hermele. Tublid. Nii, palun. Palju õnne. Nii, tõesti tublid. Palju õnne sulle ka. Aha, padi või? Ja meie kaua oodatud esimene koht. Esimene koht väärib ekstra pikka trummipõrinat. Ja see on Rakvere linna noorte näitegrupp. Tulge lavale. Oi, kui palju teid on. Jah, teid ikka tuleb. Ma olen siis sina kui juht, ma oletan, võtad kingi, jah, tubli. Palju õnne teile. Palju õnne, jah. Väga tubli. Ja kes meil nüüd edasi tuleb, kas... Me oleme lõpuks jõudnud meie publiku lemmikuni. Jaa, võtame selle publiku lemmiku. Võib-olla juba ette aimatav. Minu isiklik lemmik tänasel õhtul. Ja see on, teeme ühe viimase trummipõrina. Heiko Einberg, akordionist. Tule siia, poiss. Tule siia, Heiko. Nüüd me hakkame kõik akordionit õppima. Palju õnne. Aitäh. Palju õnne, Heiko, suur rõõm. Aga muidugi, ärge muretsege, me ei ole unustanud oma teisi esinejaid. Et meil on teile ka mõned väiksed kotikesed. Aga võtame järjest. Nii, ja esimeseks nimeks Cassandra Metsa. Palun tule ette. Hästi tubli oli. Nii. Tahaksin ma lavale kutsuda ka Anette Valteri. Muidugi meie suured tantsijad siin, Liisbet Vilu ja Mattias August Alavere. Aitäh. Nii, aitäh teile. Okay. And next,
we want to congratulate Leila Maria Jenske. Congrats. Ja muidugi Hanna-Britta Luik. Väga tubli on. Ning nii. Lõpuks me ei saa ju unustada oma kallist žüriid, keda tuleb ka tänada. Kas kutsume ka nemad siia lava ette? Alustame Jüri Ratasest. Daamid ja härrad. Pane see. Järgmisena me ei saa ju ära unustada Merje Poom. Nii, ja muidugi Loviise Kapper, palun. Ja muidugi Inger, aitäh teile. Ja ega me justkui midagi ei ole unustanud. Kas te teate, mis see on? Aha. Kas te kuulete seda? See kõlab nagu loos. Veldi, kas sa tahad ise siit välja võtta midagi? Kuule, kui luban, siis... Kuule, kas teeme ühe õhtu viimase trummipörine? Palun. Ja meile loosi võitja. Väga õnnelik võitja. Anni-Liis Paju! Ja ta ongi! Tule lavale! Ning lõpuks sooviksime tänada ka Letit ja Jaanust. Tulge ka teie lavale. Leti on siis meie õhtu fotograaf ja Jaanus meie kallis tehnik. Nii, ja lõpetaksime ka meie sponsoritega. Sponsorite, oi, see oli ikka pikk nimekiri. Noh, tegelikult nii hull vast ei olegi. No loete. Noh, meil on siin Rakvere teater, Ocean Sushi. Tegelikult. Me sõime Palsnäki snäkke. Ning meil kumake. Kõvasti on aidanud Viru Mets. Ning Fine Bedding. Aitas ka Rohuaia kohvik. Ja Virumaa muuseumid. Ning viimased 2. Minu Gelato. Ning daamid ja härrad, Sammi Grill. Tauri, aitäh. Esiteks soovime vabandada, et Rakvere teatri logo seal ei ole, see on eksitus, see peaks seal olema. Aga samuti soovime tänada siis siiski meie õhtujuhte. Ja kõigepealt siis Herman Irval, suur aitäh sulle. Aitäh teile. Ja Kristjan Veldi, aitäh sulle ka. Yes. Padi ja värki kohe.
ning ka mina soovin tänada Veldit, et ta oli üldse nõus minuga täna siia lavale astuma, sest ma üksi poleks kindlasti seda julgust kokku saanud. Kuule, mis sa nüüd siin? Ning sellega hakkab ka meie tänane Vaba Lava üritus läbi saama. Aitäh teile kõigile. Muusikallid. Kummardame ka. Ilusat kodutööd kõigile. Üks moment, ärge veel koju minge. Nii. Kooli poolt, kas te üldse saite aru, mis sündmusega tegemist on? See on õpilaste enda korraldatud projekt. Ja õpilased ise juhendasid 11 ja tegid. Teid oli kokku 18, 16. 16 noort. Tulge teie nüüd lavale. Just, miks võtsid siin... Minge teie nüüd. Miia ja Henriette võtsid selle julguse, et 16 noort hakkaksid ühte sammu astuma ja korraldaksid kogu selle projekti. Ja neid natukene nügis ja tugis Kristlin, kes on meie kultuurijuht, nii et suur aplaus sellele suurele ja ägedale meeskonnale. Lahendame igasugused siuksed kingi teemad ukse taga, seal vaikselt oma ette. Suur aplaus kogu sellele meeskonnale, kes kogu selle ürituse sponsorid ajas, žürii kokku ajas, esinejad lavale tõi ja külalised meie ägedasse koolimajja kokku tõid. Aitäh teile! Kuna kuigi õues on väga ilus ilm, päeval oli mõnus krõbe päike ja mitte nii krõbe külm, siis ma siiski sooviksin, et te kõik sõidaksite koju ohutult neil libedatel teedel. Ilusat ja ohutut koduteed. Aitäh teile kõigile!